Whatever you say. Aga salvestamis. Tere taas Algorütmi kuulame, eetris on meie 338 episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak, minuga tänast episoodi vedamas taas Erik Jõgi. Ja täna on meil võib-olla vähem AI keskne episood, et saab kõrv puhata natukene sellest rohkest AI jutust, mida nagu mõnda aega on räägitud. Et täna on plaan süveneda ühe põneva ettevõtte telgitagustesse ja räägime Eesti juurtega tehnoloogia ettevõttest Car Rental Gateway, mis ehitab autorendi ja mobility valdkonna platvormi rahvusvahelisele turule. Nende lahendusega on seotud üle 300 globaalse partneri, üle 4 miljoni auto ja üle 3 miljardi autorendi otsingu kuus, et see on üks päris suur ettevõtmine, aga mina ausalt öeldes ei olnud neist mitte midagi kuulnud. Küll oleme kutsunud Car Rental Gateway juhtivarhitekti Kaspar Soeri. Tere Kaspar! Tervist! Nagu meil Algorütmis kombeks on, ole hea, räägi ka endast paari lausega, et mis sind Car Rental Gateway'sse viis ja millega sa võib-olla varem oled tegelenud? No võiks öelda, et tegelikult väga millegi muuga ei olegi tegelenud, et ma olen Car Rental Gateway'ga seotud olnud varsti juba 19 aastat. Et põhimõtteliselt kogu oma sellise, ütleme, IT-karjääri siis. Et enne seda olin tegin veebilehti, tegelikult kunagi 90ndate lõpus said väga populaarseks Telneti jututoad, kes teab neid, et siis tuli kirjutada ise põhimõtteliselt suht palju funktsionaalsust ja sealt sai nagu see, ütleme, programmeerimise huvi alguse. Ja Car Rental Gateway'ga või siis Titanium Systemsiga ühinesin 2007 aastal, ettevõte oli väike ja põhimõtteliselt tuli teha kõike, mis iganes vaja oli, et ametinimetus oli küll tarkvaraarendaja, aga tegelikult see hõlmas absoluutselt kõike, et koodi kirjutamine, serverite haldus, monitoorimine, ehk siis kogu stack. Korralik startup kogemus oli toona. Täpselt nii ja loomulikult kuskil korteris, eks ole, ja sellise väikese vundiga. Ja nii ta umbes on. Ja kuhu siis Car Rental Gateway tänaseks on jõudnud, et kui suur see tiim täna on ja ma ei tea, kas see on ka mitme riigi peale jagatud või endiselt on, küll mitte korteris siis, aga ütleme Eestis kogu tiim nagu paiknemas? Kogu operatsioon toimub Eestis ja hetkel on meil üle 60 inimese ja selles siis selline tootearendusega või siis ütleme tootearendusega tegeleb umbes 30 inimest. Et sinna hulka kuuluvad siis tarkvaraarendajad, toode või tootearenduspool ja ka infrahaldus. Ja siis ülejäänud on selline toetav meeskond, et lisaks sellele tootearendusele pakume erinevaid teenuseid ka, et näiteks autorendi ettevõtete sisuhaldus, et selle jaoks on meil eraldi meeskond, kes tegeleb sisuhaldusega. Tõesnäga, kui mina tahaks autorendi ettevõtet püsti panna, siis oleks hästi lihtne nagu võtta teie platvorm ja sealt pealt ma oleksin kohe nagu nähtav maailmale ja teiselt poolt saaksin ka oma sisu üles panna. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga on ka, ütleme, selline algne toode tegelikult oli mõeldud autorendi vahendajatele. See on siis neile, kellel endal autosid ei ole. Stiilis, ma ei tea, Booking.com või? Ja väga hea näide, et Booking.comi alla kuulub Rental Cars ja Rental Cars, kus juures jookseb meie tarkvara peal. See on nüüd siis meie nii-öelda
selle tarkvara peal, mis siis oli enne Car Rental Gateway, et meil on ka mitu põlvkonda neid tooteid. Rental Cars muidugi läks oma teed, viis arenduse oma ettevõttesse, aga see, ütleme, algne tarkvara siis tuleb meie poolt. See on siis selline agregaator, et ta kuskil kaugemal on mitu erinevat reaalset rendipakkujat ja siis Rental Cars siis pakub neid erinevaid oma platvormil välja lihtsalt ja oma hinnastamismudeliga ja kõige sellega. Jah, täpselt. Ehk siis me ühendame lihtsalt siis erinevate supplieri appidega ja autorendifirmade appidega ja siis nemad teevad selle diili selle autorendifirmaga, lepivad kokku hinnas ja meie oleme siis see tehnoloogiline, ütleme, platvorm, kus see kõik läbi käib. Et see on nagu selline autorendi Twilio, et omavad hästi tähtsat rolli nagu selles keskselt, aga tegelikult alati on nagu taustal, et see teenusepakkuja on alati keegi teine, kellega inimesed ise suhtlevad otse. Jah, täpselt. Aga teisest küljest jällegi nüüd viimased, ütleme, 4-5 aastat on meil suund selline olnud, et meil see platvorm kataks kogu selle autorendi siis nii-öelda vertikaali, et mitte ainult vahendajatele, vaid ka autorendifirmadele. Et hetkel on niimoodi, et igal autorendifirmal on mingi oma süsteem kuskil, on ju. Nüüd nad soovivad ennast müüa mingis kanalis, siis neil on vaja mingisugust teist integratsiooni, ehk siis neid süsteeme on seal vahel nii palju, et miks mitte kõik ühe platvormi peal ära teha. Ja põhimõtteliselt jah, et kui sul on autorendi ettevõte, siis Car Rental Gateway saab abiks olla. Miks minu jaoks see tundus hästi ahvatlev teema, mulle on alati väga põnevad tundunud tehnoloogilised platvormid, kus on tohutus koguses integratsioone. Sest seal on mingisugune keerukus nagu selle asja nagu ära haldamisel ja majandamisel, et ja mulle tundub, et ei ole nagu sellist head lahendust selle keerukuse ära majandamiseks. Vähemalt mina ei ole näinud, et alati on nagu mingid sellised probleemid, mis nagu jäävad õhku ja selline teatav nagu käsitöö ja kõik sellega kaasnev, et ma ei tea, kui teine osapool enda appit muudab, siis läheb mingid asjad katki ja siis keegi peab nagu hästi kiiresti tegelema sellega, sest muidu on ju minu teenus ka kannatab selle all, kui see API ei tööta. Jah, täpselt nii. Et kas seal on nagu veel mingeid selliseid väljakutseid, mida ma tegelikult ei näe nagu kogu selles äris, et üks asi on see integratsioonide rohkus, aga mis seal nagu veel sellist challenge'it on? Võib-olla selline integratsioonide rohkus, ma ütleks, on selline üks top teemasid ja kuidas hästi kiiresti vastata küsijale või siis see, kes autot soovib rentida, et kuidas see informatsioon kõik hästi kiiresti agregeerida, sest et me lihtsalt ei vahenda seda neid andmeid otse, vaid lisame ka igasugust informatsiooni, et puudu olevat informatsiooni, näiteks mõned autorendifirmad ütlevad, näed, mul on siin näiteks Tallinna lennujaamas on lett, aga ta ei ütle, mis on tema koordinaadid, mis on tema aadress, võib-olla kontaktinformatsioon on puudu, siis meie content inimesed lisavad selle juurde. Ja lisaks tõlked, et väike lokaalne autofirma ei suuda oma sisu kõigis keeltes pakkuda, siis meie lisame sinna tõlked ka juurde. Ehk siis ongi, et üks asi on siis API päringud autorendifirmadele, agregeerimine, ühtlustamine, et kõik oleks võrreldavad omavahel, kõik informatsioon oleks võrreldav, et näiteks isegi autogruppe nagu antakse välja erinevalt. Üks ütleb, et see on Ford Focus, teine ütleb A1, kolmas ütleb EDMR, on ju. Et mis see siis on lõpuks? Ja teie siis oskate need ühtlustada kuidagi need erinevad grupid ja autonimed ja kõik need asjad siis, jah? Jah, täpselt nii. Ja seal on päris palju käsitööd vist taga, on ju?
Mingis osas suudame teha automaatselt, aga omajagu käsitööd on seal kindlasti jah. Ja kindlasti üks väljakutse on renditingimused. Et kusagil väike Portugali ettevõte annab sulle vigases inglise keeles 5 lehekülge tingimusi, et kuidas need nüüd erinevatesse keeltesse saada. No pluss tahaks ju kliendile näidata välja ka mingeid teatud tüüptingimusi sellise nagu labelina on ju, et kas kindlustus on sees või kui suures ulatuses on see katab ja mis on omavastutused ja et sa pead selle kõik sealt sellest lepingu tingimustest siis tõenäoliselt välja parsima, kui seda seal API vastuses ei ole, mida ma pakun, et ei ole, sest see on ju see ongi tüüptingimused on ju, mis kehtivad kõigile, et miks ma selle sinna API-sse peaksin panema. Jah, ja sõltub hästi palju sellest rendifirmast, et mõne API on väga hea, annab kõik informatsiooni kätte. Aga mõndade puhul on niimoodi, et saadki ainult A1 250 eurot ja kogu moos on. Nii halba juhtumit on ka olnud, et on tulnud käed üles tõsta öelda, et kuule ei, et sa mine tee enda API korda, et me ei pane sind siia platvormile, et me ei saa lihtsalt võtta, sest see on siuke jura. Päris API pärast me ei ole tööd tegemata jätnud, et saab manuaalselt ka hakkama. Aga juhtumeid on küll, kus APIs informatsiooni ei ole ja siis lihtsalt see pannakse sinna. Lihtsalt ütled, et on vaja, muidu me ei saa ja siis tehakse muudatusi. Aga see töötab ainult väiksemate rendifirmade puhul, et suuremad, neil on need arendustsüklid ja reliisitsüklid ja kõik on nii pikad, et mõnda feature'it tootad seal mitu aastat. Kas teie need kliendid on sellised autorendifirmad, kes on nii-öelda vanakooli või klassikalised autorendifirmad, et on ka ju need uue aja rendifirmad, kes on ainult äpi põhised, kus endal ei ole, seda letti ei ole kuskil ja auto saad telefoniga lahti ja telefoniga rentida ja keegi toob kuskile selle auto lihtsalt ja kus see autopark tegelikult asub, seda ei tea keegi, et. On mõlemaid. Et tegelikult meil platvorm toetab ka täis digitaalset renti, ehk siis seda letti üldse ei eksisteeri ja kuni selleni välja, et sa saad mobiiliga ka auto uksed lahti. Mina olen mõnda sellist kasutanud, et need on päris mugavad teenused, et mulle väga meeldib see. Jah, seal on väike mure on selles, et tarbija vaatest nagu tarbija sooviks sellist asja, aga autorendifirmad ise ei lähe sellega kaasa. Ja kuna autorent on hästi selline konkurentsitihe, siis lihtsalt see ei konkureeri. Et kui sul on kusagil lennujaamas ikka lett, saad seal inimesele lisa müüa, siis välja online'is antaksegi sulle nimelt väiksem hind ja see, kes digitaalselt müüb, ta lihtsalt ei konkureeri, et keegi ei osta seda. Aga see tundub just, minu jaoks on alati autorendifirmad sellised natukene just kui tunduvad nagu ajast maas olevad ettevõtted, et just, et see lett on seal ja ma pean selle võtme sinna viima ja ma pean alati mingi tohutu vormi nagu ära täitma ja väga paljudele. Et tehke nagu inimese jaoks elu lihtsamaks, et miks mind peab keegi talutama nagu sinna auto juurde ütlema, et see on sinu auto, et andke lihtsalt autonumber, öelge mingi näidake kaardi peal ristikest ja ma leian selle asi ise üles. See on parklas sektsioonis A7 või kohal H26 ja mine ja võta telefoniga saad ukse lahti ja nii on, mõned on sellised juba. Ja meil Car Rental Gateway ka seda kõike toetab. Ehk siis see on täiesti töötav lahendus. Aga jah, autorendifirmad ei kuidagi taha kaasa tulla, et nad lihtsalt ei konkureeri ja kaotavad tulus. Räägime, ma võib-olla alustuseks, kui me tehnilistesse teemadesse läheme, et ma tahaks sellest agregeerimisest nagu rääkida, et see on alati selline, et kuidas sa teed, kui palju neid päringuid siis korraga tehakse, kui ma teen ühe otsingu, kas seal toimub, ma ei tea, 10 või 100 päringut nagu taustal, et minu otsingule vastavat autot erinevatest rendifirmadest siis leida? See võib olla 10 ja võib olla 100. Et 100 on ka võimalik. Jah,
jah, ja siis isegi rohkem, et ja siis on need ranged raamid, et kui nüüd see API ei vasta nagu 3 sekundiga, et noh, siis tema tulemused lihtsalt ei jõua sinna vastusesse. jah, täpselt nii. Et see sõltub hästi sellest, et kuidas otsing tehakse, et mida otsitakse, et kui otsida konkreetselt mingit lennujaama, siis on see päringute arv pigem väiksem. Kui teha näiteks linnapõhine otsing või siis geokoordinaatide põhine otsing, et seal need päringute arvud võivad minna isegi sadadesse. Jah, ja ütleme, see päringu kiirus, et meil on paika pandud piirid, et kaua me oleme nõus ootama ühte API-t ja seda on võimalik isegi seadistada müügikanali põhiselt. Et mõnes müügikanalis on omad nõuded, siin me panemegi hard stopi näiteks 3 sekundit ja kõik, kes sellest raamist välja jäävad, siis lihtsalt neid ei kuvata. Aga ütleme meil endal selline, ütleme, nõue on 8 sekundit, mis võib tunduda väga, väga suur number, aga on ka API-sid, mille keskmised võivad seal isegi kõrgemad olla. See sõltub, et mõni klient tahab küll, et sorry, Erik, ütle. Ei, et mõni klient tahab, et kõik, mis esimesena ette tuleb, võtab ja võta ja paneme lukku, aga jah, pigem nagu mina ka, nagu ma võin 8 sekundit küll oodata, kui ma saan nagu parema valiku pakkumistest või noh, nagu näen, mis autosid ma saan, nagu selles mõttes, et see 8 sekundit see ei ole nagu nii kiire transaktsiooni äri, et see võib-olla on fine, jah. Aga see 8 on jah tõesti see maksimum, et kui me niimoodi keskmiselt räägime, siis ikkagi alla 2 sekundi võiks see olla. Kuule, aga siis on veel täitsa see andmete väljakuvamise ja agregeerimise pool on ju. Kuna ja mis hetkel näiteks need autode pildid sinna tõmmatakse, kas need tulevad ka sealt üle API sealt teiselt poolt või teil on endal kokku kogutud mingi kataloog, et milline see Ford Focus välja näeb? Mõlemad variandid on võimalikud, et me pakume iseenda pildipanka ja need, kes seda pildipanka ei soovi, siis nemad võivad kas kasutada oma pilte, et siis see on juba meie partneri asi, kus ta need pildid saab või kasutab siis autorendi firma poolt välja antud pilte. Et siis keerukus läheb nagu veel suuremaks, et sul on nagu sul võibki olla 100 päringut, 50 võetakse nagu teie pildipangast ja siis mõned pildid tulevad sealt poolt ja siis veel see kvaliteedi erinevused võivad seal sees olla. Kogu selle asja töötlemiseks 8 sekundit, siis on päris hästi ju. Jah, aga nagu ma ütlesin, 8 sekundit ei ole tegelikult aktsepteeritav, et see on selline maksimaalne hard stop. Ja. Okei, teine selline väljakutse on siis ka selline, ma ei tea, veahaldus, kas seal on ka mingi retry policy või et kui tulebki, et esimene päring saab mingi vea, et proovime uuesti, see 8 sekundi sees mõne API pihta jõuab nagu 8 päringut jõuab teha, aga üldiselt retry policy't meil seal ei ole. Need päringute mahud on hästi suured ja lihtsalt see ei tasu end ära ja võib mõelda niimoodi, et kui meie saame ühe päringu sisse, leiame, et meil on vaja 100 läheb välja, aga see ei tähenda seda, et me saadame ühele supply või selle autorendi firma API-le ühe päringu. Ja. See võib tähendada seda, et vastavalt sellele, kuidas neil API ehitatud on, et üks nõuab seal autentimist, teine ütleb, et okei, alguses vaata, mis mul seal sihtkohas üldse, mis autod mul seal on, siis küsid, saad 50 autot tagasi, siis ütleb, et aga hindasid saad küsida 10 auto kaupa, siis teed veel 5 päringut otsa. Ehk siis see nagu ühelt autorendi firmalt hindade saamine võib tähendada juba 6-7 päringut. Ja lisaks
müüakse erinevaid tooteid, on ju, seal on sul mingid erinevad paketid, basic, inclusive, exclusive, mis iganes, et need on jälle lisapäringud. See koormus on päris suur, no eriti kui ma mõtlen nagu selle peale, et 3 miljardit autorendi otsingut kuus on ju, et noh, et see voog, mis teie pihta tuleb, on juba päris suur. Ja sealt edasi on see veel suurem, et üsna suure mahu tekitate internetis tänasel päeval. Kas te olete võrrelnud seda, aga kuidas see näiteks, ma ei tea, Bolti teenustega on, et noh, et kas inimesed teevad rohkem autorendi otsinguid või rendivad rohkem Bolti, ilmselt Bolt saab rohkem päringuid natukene. See on hea küsimus. Ma ei oskagi sellele vastata. Peame Bolti meeste käest minema küsima, et ma arvan neil rohkem, sest see tundub selline rohkem commodity teenus, siuke lihtne, ma iga päev võtan, mitte autorent on ikkagi natukene nagu harvem kasutatud. Kuidas teil see süsteem üldse üles ehitatud on, et kas teil on üks suur süsteem, kus kõik, mis toetab nagu kõiki neid kliente, kõiki back-end'i, kõiki seda, et kas nad käivad nagu nii-öelda ühest kohast läbi või teil on kuidagi eraldatud need, et ühe kliendi teenindav süsteem on see ja teisi on see või kuidas te üles ehitanud olete selle? Üles oleme ehitanud niimoodi, et kõik jooksevad täpselt samal platvormil. Ehk siis ei ole nagu eraldiseisvad süsteemid. Oota, kuidas see võimalik on? Ma eeldasin kohe, et iga partneri jaoks on oma mikroteenus, kus on mingid kohandused ja noh, nagu sa kirjeldasidki, et kuidas neid API-sid kasutatakse, on erinevad, eks ole? Pigem on niimoodi, et igas sellisest võib-olla feature'ist on oma mikroteenus. Aga need mikroteenused on ikkagi jagatud. Selles mõttes, et erinevad partnerid kasutavad samu teenuseid põhimõtteliselt. Ma mõtlen nagu, kui me võtame autootsing on ju. Jah, et siis ühel pool on need partnerid, kes seda autootsingut kasutavad on ju. Ja see päring tuleb Car Rental Gateway'sse sisse. Aga siis on need otsingud, mida siis Car Rental Gateway teostab sinna autorenti pakkuvate partnerite poole on ju. Sa tahad öelda, et need on ka sisuliselt üks ja sama mikroteenus, mis neid erinevaid autorendi partnereid toetab? Ei, nii lihtne see ei ole. Mida mina mõtlesin partneri all, et mina mõtlesin nagu meie kliente. Et meie kliendid on siis autorendi vahendajad või siis autorendi ettevõtted, kes teevad kogu oma äri nagu meie platvormil. See tähendab seda, et nende puhul, nende autorendi firmade puhul me ei peagi kuskil ühtegi päringut tegema. Ja sellist, ütleme, need autorendi firmad, kellele me nüüd päringuid teeme, et jah, nende puhul on tõesti niimoodi, et iga siis API adapter on eraldi mikroteenus, jah. Nii, palju neid kokku on siis? No ühendusi kokku meil üle 200, mikroteenuste arv on väiksem. Kui me räägime nüüd nendest partneri mikroteenustest, et neid on võib-olla seal kusagil 70 ringis. Siis on isegi hästi saanud ühtlustada ära. Ja väga paljud kasutavad selliseid tuntud nagu platvorme või ongi näiteks ma ei tea, Terme on TSD, mis ongi tegelikult mingid autorendi siis platvormid, autopargi haldusplatvormid või mis iganes ja sellele on lihtsalt liidestatud erinevad autorendi firmad. Ehk siis me saame nagu ühe implementatsiooniga ligipääsu paljudele siis firmadele. Aga üks asi on see nii-öelda adapter või mikroteenus ise, aga see, kui palju neid nüüd seal mingil ajahetkel jookseb, et see sõltub puhtalt koormustest. See on autoscaling. Kus see kõik jookseb, kui tohib küsida, on see AWS pakun puusalt? Jah, AWS, jah. Kas seda soovi juba ei ole mõne kliendi poolt tulnud, et ei, et meie äri peab kõik Euroopas olema, et seal
USA firmas ei tohi nagu mõjutada neid asju. Ma arvan, autorendil vist neil ei ole väga vahet, neid ei morjenda see nii väga. Jah, kusjuures minu parimast teadmisi ei ole tulnud sellist soovi. Aga noh, samas Amazonil on ju, noh, ta on globaalne ettevõte, et tal on erinevates riikides niisugused äriühingud, et ma ei tea, kas see nagu seda päriselt ongi üldse probleeme. No seda küll, Saksa riik on näiteks võtnud hästi tugeva seisukoha, et kui ei ole made in Germany, et siis me ei taha seda. Noh, ja seal on ka ju omad suured pilvepakkujad, eks ole, et mida siis alati nagu eelistatakse, aga noh, see kehtib ilmselt rohkem avaliku sektori jaoks kui erasektori jaoks, et erasektor ilmselt sellest nii väga ei hooli neil, kuni neid ei hakata reguleerima selles suunas, et mis ei ole ka nagu välistatud ühel hetkel. Ma eeldan, et seal on ka teatud hulk sellist regulatiivset erinevust nagu erinevate riikide ja partnerite vahel, et kuidas see lahendatud on, et ma ei tea, kas see on üldse nagu relevantne täna teile, sest ma ei otsi ju nagu autosid, ma ei tea, üle mitme riigi, et mul oleks vaja midagi ühtlustada või kas kehtivad mingid erisused, et kas eestlane rendib või sakslane rendib või prantslane või üldiselt, kui me räägime otsingust, siis seal tõesti vahet ei ole, aga broneering käib ka läbi meie ja broneeringuga kaasnevad kliendi andmed. Ja kuna kliendi andmed käivad läbi meie süsteemi, siis meie oleme protsessijad ja igasugused GDPR-i nõuded kindlasti laienevad meile ka. Ja lisaks broneeringutele on ka maksed, integratsioonid erinevate makselahendustega ja ka PCI DSS on teemaks. Mis see on? Krediitkaardi andmete turvaliselt hoidmise standard või nõue või midagi sellist. Standard või jah. Jah, ma ei tea, kas ta päris nagu nõudeks on noh, ütleme, et kui üks ettevõte nõuab seda teiselt, noh siis võib öelda, et ta on nõue. Et siis, kui sinu süsteemi puudutavad krediitkaardi andmed, siis sa pead olema nii-öelda vastav PCI standardile või PCI DSS standardile või nõuetele. Okei, ühesõnaga see on mingi selline nõuete komplekt, millele peab lihtsalt vastama. Täpselt. Ei midagi hullu. Aga nüüd see mikroteenustel põhinev arhitektuur, et kui sa mainisid, et noh, 70 on neid väljapoole minevaid, palju neid kokku üldse on, kui suur see mikroteenuste portfell on, mida seal haldama peab? Ma just vaatasin järgi, et neid on 175 kokku. On siis erinevaid aplikatsioone, et no, igale ühele 3 tööd. Okay. Päris nii see öelda, noh, et kui 60 inimest on, et siis kõik saavad 3 tükki aga kui 30 oli arenduses, et siis on natuke rohkem. Jah, nii on. Et mitu mikroteenust ühele tiimile siis jagub, et see on ikkagi rohkem kui 7-8. No kui me räägime nüüd arendustiimidest, siis meil tegelikult ei olegi need teenused jaotatud tiimide vahel. Et on selline... Kõik teevad kõiki selline? Jah, täpselt nii. Et seal on omad plussid, omad miinused. Aga noh, mingisugune jaotus on kindlasti tekkinud, et mingi tiim võib-olla teab rohkem maksetest, makse nagu teenustest, mõni tiim teab rohkem nendest autorendifirma integratsioonidest ja nii edasi. Aga noh, meil on hästi töötanud see, kui pigem me saame seda tööd jagada meeskondade vahel. Ja kuhu me oleme hästi palju panustanud on see, et need teenused oleksid hästi standardiseeritud ja hästi
hästi kindlate piiridega, et nad ei läheks oma piiridest välja. Ja selle tõttu on nad tegelikult päris hästi hallatavad, ehk siis üks teenus, sa vaatad talle peale, tal on API liides, mis on dokumenteeritud, sa põhimõtteliselt puhtalt juba selle API dokumentatsiooni põhjal sa saad aru, mida see teenus teeb. Ja siis need tehnoloogiad on ka kõik täpselt samad neil või noh, enam-vähem samad üle kõigi teenuste? Ei ja jaa. Okay. Et ettevõtmine on pikk, mis tähendab seda, et me oleme katsetanud ja proovinud erinevaid tehnoloogiaid ja erinevaid keeli. Et see ajalugu on tegelikult hästi sarnane teiste SaaS ettevõtetega, et alustad ühest PHP monoliidist. Ühel hetkel saad aru, et tiim on liiga suur selle haldamiseks, on tekkinud tehnilist võlga ja on mingid probleemid, mida sa lihtsalt ei saa PHP-ga lahendada. Ja sa hakkad variante otsima ja kui me kuskil seal 2017 hakkasime liikuma mikroteenuste poole, siis võtsime selliseks esimeseks platvormiks Node.js-i. Kahjuks puhta JavaScripti. Mõni aasta hiljem saime aru, et see oli väga halb otsus, siis hakkasime TypeScripti kirjutama. Siis läksid mõned aastad mööda, siis vaatasime, et Go teeb seda tööd veel paremini. Et laias laastus võiks öelda, et backend teenustel on meil siis PHP, see on ikka meil see monoliidi see originaal on alles. Originaal on alles, jah. Ja eks me järk-järgult lammutame seda. Et monitoorime, mõõdame, midagi poob, siis vaatame jälle, mida sealt välja tasub viia ja no lõpuks võin öelda, et kuuldavasti on ka Wise'il see originaal PHP plugin alles või vähemalt mingi osa sellest alles, kuigi nemad on kordades suurem ettevõte nagu ka inimeste mahult, et neil võiks olla seda ressurssi, aga endiselt millegi pärast seal on mingi, see ei ole nii lihtne ülesanne ilmselt. No meil kunagi oli selline unistus, et ühel hetkel seda enam ei ole, seda PHP monoliiti. Aga täna nad AI-le ette ütled, et kuule, et dismantle this into Node.js microservices ja tuleb ju. Äkki tuleb. Peaks proovima. Kui palju üldse sellist AI arendust, jälle lähme sinna, aga ma küsin selle küsimuse ikkagi ära, et kui palju sellist AI arendust täna on, sest ma olen kuulnud ka seda, et on ettevõtted, kes põhimõtteliselt üldse ei kasuta, et nad tahavad, et nende arendajad kõik koodi ise kirjutaks iga rea ja valideeriks maksimaalselt manuaalselt. Jah, meie kasutame, aga mitte ütleme täis autonoomselt, ei lase ta tegutseda. Et ta on ikka arendaja nagu töövahend, mitte ei ole... Jah, et agendil laseme koodi kirjutada, aga kogu koodi ikkagi vaatab arendaja ise üle ja võtab selle koodi osas ka vastutuse. Et jah, aga tundub, et ütleme, tulemused ei ole üldse halvad. Ja tõenäoliselt läheb järjest paremaks, et kui seal aasta-poolteist tagasi veel vaatasid, et sellest ei tule mingit asja, siis praegu juba on lootused päris kõrged. Kuule, aga see evolutsioon nüüd läbi PHP-st, läbi Java ja TypeScripti, JavaScripti ja TypeScripti sinna Go peale, et see on järelikult nõudnud ka tiimidelt sihukest arengut, et ja kui sa ütled, et kõik tiimid peavad olema kõike võimelised muutma, siis see tähendab, et kui ükskord tuleb muuta midagi vanemat, siis nad peavad oma JavaScripti oskused välja otsima või isegi PHP oskused, aga muidu saavad, kui midagi uut teevad, saavad code kirjutada, et kuidas see sihuke tiimides sihuke nõue või vajadus nagu, kuidas nad hakkama saavad sellega? Väga hästi, et tiimid on loodud selliselt, et kogu stack oleks kaetud. Et igas tiimis lihtsalt on keegi, kes teab code, JavaScripti, PHP-d. Jah.
ja ka erineva siis selle nii-öelda layer'i back-end või back-end, front-end on samamoodi nagu tiimis olemas, et full stack tiim, kes siis põhimõtteliselt võiks kõigega hakkama saada. Okei, noh siis ei teki seda muret ka, et me peame see sprint nüüd seda PHP asja tegema, et no seda ikka tekib. Sest see on vana, on ju, see on põhiline probleem, küsimus ei ole tehnoloogias või vanuses alati. Just. Tarkvaraarenduses ongi, et minu arvates ka, et kõige lihtsam on teha midagi uut. Et minu arvates see selline õige väljakutse on, et võta see vana ja saa sellest aru. Siis kui sa teed uut, siis sa veel ei tea, mis sa valesti teed. Täpselt. Ja alati arvad ju, et midagi uut teed, siis sa teed seda väga hästi, kõige paremini. Aasta hiljem vaatad, kes selle jama siin kokku keeras. Just, nüüd me saame öelda, et AI keeras. Üldiselt, et siis me saame süüdistada seda vana mudelit, mis ilmselt oli aasta tagasi kasutusel või midagi taolist. Selle integratsioonide kohta mina veel uuriks seda, et see sama mure, mis ma siin alguses ka välja tõin, et kui need APId muutuvad, et kuidas teil see pool hallatud on, et ma saan aru, et siin on teatav huvi nendel kõikidel osapooltel, et ikkagi teavitada, kui midagi on muutumas, kui on mingi selline breaking change. Aga ma kujutan ette, et on ka neid väikeseid firmasid, kes unustavad selle teha või lihtsalt ei tee ja muudavad lihtsalt asju. Jah, et ütleme suuremad autorendi ettevõtted, et nemad väga harva tegelikult muudavad oma APIsid ja see tähendab ka seda, et nad on sellised väga vanamoelised, et mul isegi peas, kui ma meenutan, et mõned versioonid on seal aastast 2012 on ju. Mingisugused XML-id wrapitud kuskile SOAP-i üle HTTP, et HTTP vist on nüüd kõigil ära kadunud, et kõik käib üle HTTPS-i lõpuks, aga ja ütleme, nemad väga harva teevad midagi oma API-dega. Ja kõige rohkem, kes lõhuvad, on jah, pigem väiksemad. Aga seal ei ole mitte midagi muud, kui loodame, et monitooring selle ülesse korjab ja siis kiiresti parandama. Ja kui nüüd tulebki kellelgi välja uus versioon, siis üldiselt antakse ikka teada. Et meil on sellised kommunikatsioonikanalid on kõigi autorendifirmadega kokku lepitud ja üldiselt antakse teada. See tähendab seda, et on olemas selline nii-öelda tuletõrje tiim, kes pidevalt on valmisolekus, et meil on selline Streamline tiim, kes siis tegelikult nende uute featuuride ja arendustega tegeleb, aga siis on see tuletõrje tiim, kes on valmis kogu aeg lappima midagi, et jah, meil on see lahendatud niimoodi, et me paneme nii-öelda ühe meeskonna 9 kuuks tanki, kes siis vastutab selle toe eest, tehnilise toe eest. Ehk siis nad küll toimetavad mingite projektidega või projektiga, aga samas on neil ka see tuletõrje siis kohustus. Ja tavaliselt tiimid lahendavad selle niimoodi, et iga nädal loosivad siis, et kes see seal Slacki kanalil silma peal hoiab ja telekast monitooringut vaatab. On sul mingi tunnetus ka, et kui tihti neid nii-öelda häireid tuleb, et see tuletõrje peab välja sõitma sündmuskohale? Rendifirma API-dega ma ütleks, et pigem on harv. Et võib-olla kord kvartalis võib olla. Et see jah, võib tunduda, et kui integratsiooni nii palju on, et siis on iga päev mingi jama, et pigem on jamad mujal. Kus jamad on siis? Jamad on kas või, et kuidas piirata sisse tulevaid päringuid, kuidas mitte oma neid partnereid, siis autorendi API-sid mitte surnuks tulistada, et kogu see temaatika.
mingite järjekordade loomine, kõik see jah, nagu et jah, rate limiting põhimõtteliselt. Rate limiting, cache imine on meil väga kuum teema ja väga keeruline teema puhtalt selliste parameetrite arvu tõttu, et see hinnastamine või hind võib sõltuda nii paljudest erinevatest parameetritest, et sellist cache imisvõimekus on hästi-hästi madal tegelikult või see hit rate. Kui palju autofirmad seda või rendifirmad seda teevad, et sõltuvalt sellest otsingu algallikast muudavad hinda? Et kui ma Eestist otsin Eesti rendifirmad, siis on mulle hind võib-olla madalam kui see, et keegi Saksamaalt otsib Eesti rendifirmadest autosid. See on täiesti reaalne. On jah? Et see on üks parameeter seal, et kust see nii-öelda päring sisse tuleb. Jah, täpselt. Ja no, lisaks sellele on ka autorendifirmasid, kes täiesti juhuslikult, sa isegi ei tea, miks ta muudab neid hindasid. Mitu korda päevas. No võib ka nii juhtuda. No siis sa ei saagi mingit cache imist sinna vahele panna, sest sa pead nagu. Ja pluss siis on veel igat pidi on nagu risk, et kui sa cash'id seda ja siis läbi selle põhimõtteliselt lubad kliendile mingi hinna ja siis ta hakkab seda vormistama, siis avastab, et ops, nüüd on mingi uus hind on äkki tulnud. Jah, no seal on erinevaid praktikaid või selliseid lähenemisi, et kuidas seda vältida, et tavaliselt kuidas vahendaja müüb, et ta saab mingisuguse hinna saab sellest autorendifirmalt, siis ta paneb enda selle kasumi sinna otsa, kasumi marginaali ja annab selle välja. Et kui nüüd autorendifirma muudab hinda, siis tegelikult saab vaadata, et kas ta on nõus selle vahe ise kinni maksma. Kui ta on nõus, siis lõppkliendile tegelikult hind ei muutu. Et näiteks see on üks praktika, mida me kasutame. Aga mille peal seda cache imist üldse teha saab? Sest mulle tundub, et see ei ole ju see ei ole nagu eriti kasulik, et kui sa lihtsalt cache'id neid tulemusi ja keegi teeb uuesti täpselt sama otsingu. Aga see on ju nii harv use case, on ju, et kas ma otsin nagu konkreetses lennujaamas mingid konkreetset kuupäeva versus, et ma otsin nagu kogu, ma ei tea, Valencias nädala aja jooksul on ju mingit autot, on ju. Et mis need nutikad praktikad on, kuidas seda cache'i sinna üldse ehitada saab, siis tõmbate terve rendifirma selle kataloogi alla ja siis hoiate enda juures. No see ei tööta. Aga jah, neid parameetreid on jah, see, kust inimene tuleb, on ju tema siis nii-öelda residentsus, sihtkoht, kuupäevad, alguskuupäev, lõpukuupäev, siis sõltub hind veel konkreetsest päevast, on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, on ju kellaajast, kas on hommikul, õhtul, väljaspool seda autorendifirma lahtioleku aega, nii-öelda out of hours, on ju. Need parameetrid on tohutult palju ja selline, ütleme, täpne hit sellele cache'ile on väga ebatõenäoline. Just. Ja mis siis see nipp on, et ega sellist väga häid lahendusi ei ole, et võib-olla üks selline lahendus on, mida me ise kutsume loose cache'iks, eks, et me oleme analüüsides erinevaid rendifirmasid, me teame, et mis asjad mis seda hinda mõjutavad, et näiteks nii-öelda young driver või siis noore inimese tasu, et kui sa oled seal alla 21 aasta, siis tõenäoliselt sinule rakendub mingisugune lisamaks või su hind on kõrgem. Aga kui inimene on seal 21 ja ma ei tea, 65 vahel, siis neil on kõigil täpselt sama hind. See tähendab seda, et me võime põhimõtteliselt vanuse võime sealt välja jätta, kui see vanus jääb sinna vahemikku. Kas seda infot tuleb nagu sealt rendifirmadest ka või see on ikkagi selline, ma ei tea, reverse engineering natukene, et mida me siis saame cache'ida, mida me ei saa cache'ida mingi konkreetse partneri puhul? Pigem reverse engineering, jah. See on natuke selline andmeteadus, et me vaatame nüüd nendele päringutele peale ja vaatame vastustele peale ja siis üritame sealt tuvastada, et milliste parameetrite pealt me üldse cache'ida saame või mitte. Jah, täpselt. Ja see on jah, keeruline teema, et ainuke asi, mille me
rendifirmaga kokku leppime, on see, et noh, kui me cash iksime, et kaua me cash ida võime, ehk siis kauaks see seda hinda garanteerib meile. Ja noh, seal on ka, et üks ütleb, et üldse ei või cash ida, teine ütleb, et 5 minutit, kolmas ütleb, et 24 tundi on ju. Ja tegelikult selline cash imine on meil vajalik puhtalt kas või sellepärast, et kui sa teed autootsingu, lõpuks jõuad broneeringuni, siis meil tegelikult on seda informatsiooni vaja, et me tegelikult peame seda alginfot ikkagi talletama kuhugile nii või naa. Seda, et me näitasime talle, et selle auto hind on X, et me ei hakka seda uuesti küsima nüüd, kui ta läheb edasi selle protsessiga, on ju. Jah, täpselt. Ja siis seal me siis arvestamegi selle kokku lepitud ajaga, et kauaks ta seda hinda garanteerib. Ja kui see aeg on sellest üle, siis me lihtsalt teeme taustal uue päringu, kontrollime, kas hind on sama, mida klient nägi. Kui on sama, kõik korras. Kui ei ole sama, siis juba see partner ise tegeleb sellega, et mis siis sellest broneeringust saab. Ühesõnaga, see on hästi nagu partneri põhine ja see on tõenäoliselt siis ka seal selle konkreetse integratsiooni mikroteenuses lahendatud, et kuidas see cash imine toimib või see on kuskil kõrgemas kihis ja ikka seal täitsa lähedal peab olema? Ta on, me oleme lahendanud selle cashi kihi selliselt, et ta töötab kõikide jaoks sarnaselt. On lihtsalt mingi konfiguratsioon. Nagu. Jah, ütleme selle rendiotsingu teenuse ja siis nende adapterite vahepeal on siis selline cache layer, mis siis kogu selle asjaga tegeleb. No juba nagu sellise andmeanalüütika jaoks, et mida me saame cache ida, tähendab, et peab olema ka üsna põhjalik monitooring lahendus olemas, et üldse saaks teada, kus midagi on katki, eks ole, mis laadi neid päringuid tehakse, et kuhu ja kuidas neid andmeid korjatakse, et kas see on mingi lihtne selline, ma ei tea, Datadog pluss midagi või on midagi keerulisemat on-premise asja nagu lahendatud? Et kas see monitooringu pinu on endal püsti pandud sinna AWS-i nende mikroteenuste juurde või see on lihtsalt mingi teenusena sinna peale pandud? Tegelikult ta koosneb meil päris mitmest komponendist, et üks koht on see, kuhu me kõik logid saadame. Et selle jaoks me kasutame OpenSearchi. Siis monitooringu jaoks kasutame näiteks Prometheust. Alertide saatmiseks sellist tööriista nagu GoAlert. Lisaks on meil ehitatud ka enda selline tööriist, mida me ise kutsume sisemiselt Watchtoweriks, et selle ülesanne on siis skännida logisid ja otsida vigu ja siis nendest kas siis monitooringule teada anda või siis sõltuvalt nendest vigadest siis Slacki meil sellele nii-öelda juhuslikult valitud õnnelikule saata. Kas see on nagu päriselt juhuslik, et see vea teada läheb nagu randomiga ühele inimesele või läheb tiimile ja siis nad ise viskavad münti? Jah, et see läheb ikka tiimile ja tiimi siseselt nad viskavad münti, et kes sellega siis selle nädala tegeleb. Et sul võib olla väga halb õnn ja siis võib-olla teed 6 aega järjest nagu seda tööd. Ja, aga kas see on halb õnn? Et mõnele väga meeldib, et sa tutvud erinevate osadega süsteemist, et ei ole ainult kinni enda nii-öelda projektides. Ja eelistusi on erinevaid, just. Kuule, ennist nendest mikroteenustest rääkides sa ütlesid, et teil on üsna selgelt paigas need rajajooned, et mis ühe teenuse vastutused on ja mis ta tegema peab ja kus see üle läheb. Et see on klassikaliselt alati väga raske probleem ette nagu õigesti saada. Et tagantjärele tunduvad need piirid alati väga selged, aga ette on see, et kuidas teil see on läinud ja kui hästi teie nagu ette olete saanud need paika?
olen nõus, et ette neid paika saada on väljakutse ja selline algusaegadel ikka korralikult over-engineeritud, et teenuste kompott, mis tegeleb seal, ma ei tea, kas või e-mailide väljasaatmisega, ehitati 5 teenuse peale, kuigi tegelikult oleks piisanud 1, on ju. Et see on täiesti läbi tehtud rada. Aga nende autorendifirmade appide puhul, et see tundus lihtsalt loogiline nagu käik, et lihtsalt kes PHP teab, et kuidas ta töötab, siis orkestreerida seal tohutult palju päringuid on lihtsalt, ta on tehtav, aga ta on ülikeeruline. Et just arvestades seda, et sisse tulev API päring ei tähenda ühte API päringut teise API vastu, või tähendada 10 ja kuidas neid paralleelselt teha, et see on lihtsalt väljakutse PHP-s. Ja seal sai need piirid nagu väga kiiresti paika, et siin on see, millest PHP vastutab selle lõpp ja see on see, millega siis tegeleb see supplier'i adapter. Aga jah, et eks ta tuleb tegelikult kokkuvõttes kogemusest ja et kui hästi seda domeeni tunned ja kui hästi sa seda konkreetset probleemi või projekti, kuidas sa sellest aru saad. Ja kindlasti võib mööda panna seal. Ma küsin veel selle supplier'i adapterite suunal siis, eks, et seal ees on selgelt nagu mingisugune komponent, mis tegeleb selle orkestreerimisega, mis kõik need päringud sinna supplier adapterite poole nagu teele paneb. Kas see on midagi, mis on täiesti custom arendus või see on ka midagi, mida sai nagu riiulist võtta, et mis aitaks nagu sellist mustrit lahendada, mis seda kogu seda veahaldust ja kõige selle poolega tegeleks ja siis tulemuseks on sul lihtsalt hunnik vastuseid, mis tuleb kuskilt kokku agregeerida. See on kõik custom arendus, et sellist asja ei tea, et isegi pole uurinud, et kas on olemas. Et seal on nagu hästi palju selliseid custom nõudeid ja reegleid, et ma isegi ei kujuta ette, et selline asi kuskil out of the box võtta oleks. No mingis mõttes, ma ise kujutan, et siin on mingi paralleel on selliste nagu webhooki haldusega, et webhookide puhul ju ka sul võib olla neid 10, sul võib olla neid 100, mida sa pead teatud eventi puhul välja kutsuma. Ja väga paljud suured toetavad seda, näiteks WhatsAppil sa võid, WhatsApp toetab seda, just Facebookil on ka mingisugune, ühesõnaga ma olen näinud selliseid webhooki mustreid päris suurte selliste SaaSide puhul, kus mulje, et teatud eventi peale võib minnagi nagu tuhandeid ja 10 000 nagu päringuid välja. Ja see päring ei ole nagu mingisugune asünkroonne message, vaid see on sünkroonne webhooki väljakutse. Okei, nende mõttes on see ilmselt asünkroonne, sest neil pole see tulemus, neid ei huvita, kas sealt tuleb tagasi vastus 200 või 404, et nad lihtsalt teavitavad või saadavad mingi info välja. Aga et see muster on ikkagi nagu teatud mõttes mingisugune sarnasus on siin olemas. Mingi sarnasus on jah, aga ongi, et see võib-olla kõige suurem erinevus ongi selles, et sa pead selle vastuse ära ootama. Ja lõppkokkuvõttes on alati nii, et ettevõtted, kes mingi sellise teegi või sellise tööriista endale sisse võtavad, avastavad ühel hetkel, et meie, et see katabki tegelikult ainult 60 või 80% meie vajadustest ja siis arendatakse ikkagi nagu kuidagi nagu mingisugune kohandus või mingisugune erilahendus, et kõikide vajalike mahtudega toime tulla ja erisustega arvestada. Ja. Ma arvan, et seal on ka see, et alguses, kui sa minema hakkad, siis sul on 2 vaja rääkida ja siis tuleb 3 ja et nii kaua, kui sa nagu nii kaugele jõuad, et mõelda, et kas siin võiks mingi toode olla, selle aja peal on sul endal juba nii kõva tarkvara sinna üles ehitatud, et selle toote peale üleminek ei tundu enam realistlik või mõistlik mõte.
just. et kui sa juba ette tead, et sa pead 1000 API-ga rääkima hakkama, siis sa saad nagu lubada seda, et mõtled, vaatad erinevaid pakkumisi, kaalud, et mida võtta. Aga noh, nagu ikka need orgaaniline kasv on, et hakkab ühest ühendusest ja sealt läheb edasi. Ja sest et alguses ju tegelikult autorendi otsinguid me ei teinudki üldse üle API, et kõik hinnad olid kõik andmebaasis ja ainuke asi, mis käis siis üle API, oli see broneering. Ja lihtsalt tekkis et näed siin üks supplier, et nemad tahavad, et võtke hinnad ka online'ist. Noh, väga lihtne, teed ühe API ühenduseks. Oligi kõik, rahu majas mitu kuud. Ja aeg läks edasi ja järjest hakkas neid tekkima. Ja siis, kui oli seal 5 või 10 tükki koos, siis hakkasid alles mõtlema arhitektuuri peale, eks. Eks ta nii ole õigem ka natukene, et sa ei saa nagu ette disainida liiga palju, sest sa ei tea kõiki neid vajadusi ja kui sul on 5 või 10 koos, siis sul on juba oluliselt parem pilt. Aga hästi sellega seotud teema, et kui sa nüüd saaksid nullist uuesti alustada, et mida sa siis kohe nagu teistmoodi teeks või mis oleks need asjad, millega sa kohe arvestaksid? See on üks väga hea küsimus. Ja mul on hästi igav vastus tõenäoliselt ega väga midagi erinevat väga ei teeks, et see teadmine ja see, kuidas asjad töötavad, see tekib ajas. Et iga otsus, mis kunagi on tehtud, tegelikult tollel ajahetkel tundus õige. Et jah, et proovid ja katsetad ja võib-olla mida teistmoodi teeks, oleks see, et ei tegeleks võimalike vajadustega, vaid päris vajadustega. Et alati kõik tarkvara arendajad tahavad ehitada nagu midagi väga suurt, mis peab ajale vastu, mis oleks järgmiseks 20 aastaks. Aga tegelikult vajadus on võib-olla lihtsalt üks väike proof of concept teha ja see 6 aja pärast minema visata. Et see 5 teenusega emaili saatmine vist kõlas natuke seda moodi, jah? Jah, täpselt, aga naljakas on see, et see siiamaani töötab, et sellistel arhitektuuri kohtumistel me ikka satume sinna otsa, et äkki peaks selle ikka kokku tagasi ehitama, aga kuna ta töötab, on stabiilne, probleeme seal ei ole, kõik bugid on välja aetud, siis ei ole nagu väga põhjust. Aga mis on see, mis praegu sulle kõige rohkem, ma ei tea, peavalu valmistab, kõige rohkem aega võtab sul, kõige rohkem närvirakke, et nagu siuke akuutsed mured? Täpselt sama teema, mis kogu aeg. Ehk siis, kuidas vastata piisavalt kiiresti. Okei, sama teema ikka. Et kuidas seda, et kuidas tagada siis vastused piisava kiirusega ja kuidas sellist pidevat päringute mahu kasvu nagu vastu pidada. Et tänapäeva autorendi põhimüügist, vähemalt meie platvormil tuleb läbi nende erinevate metasööd saitide, nagu näiteks Kajak või Skyscanner. Ja sealt tulev see liiklus on ikka tohutune. No ja varsti on teatav selline agentide AI liiklus ka. Ja lisaks ka see, jah. Lisaks, et kui ma ei teagi, kui ma GPT käest praegu küsiks, et kui ma tahan seal mingit autot rentida sellel kuupäeval, mis on kõige parem pakkuja, et tõenäoliselt see läheb ka stiilis, ma ei tea, Skyscanneri pihta nagu, et otsima nagu mingi sellise agregaatori vastu otsima, eks ole. Ja see lõpuks nagu jõuab Car Rental Gateway API-de pihta, on ju. Ja see asi võib-olla ei tee isegi ühte otsingut, või teeb, ma ei tea, 15 hästi kiiresti, on ju, et mulle öelda, et kuule, kui sa rendid päev hiljem, et siis sa saad nagu parem diili. Ja kui Skyscannerist otsida, siis see kindlasti ei tähenda meile ühte päringut, sest et juhtumisi on meil seal mitmed kliendid, kes on seal esindatud ja see tähendab seda, et me saame veel nagu mitmekordselt selle tule sealt peale ühe päringuga. Päris keeruline äri, see tundub nagu, et see võiks ju otse nagu Skyscanner teie pihta teha neid päringuid, mingid vahendajad vahelt ära jätta.
aga mulle tundub, et see on ka selline maailm, et nagu noh, nagu finantsis on ju igasuguste tehingute vahendamine, et seal ei ole nagu üks, et see unistus, et meil on ainult üks vahendaja, et noh, seda tegelikult ei juhtu. Või et koostöö inimeste ja ettevõtete vahel toimib tõrgeteta, seda ka ei juhtu. Et siis tekivadki sellised pikad ahelad tegelikult, kus see Skyscanner teeb erinevate renditeenuse pakkujatele päringuid ja nemad teevad kõik Car Rental Gateway pihta, kes omakorda teeb siis juba nende konkreetsete teenuspakkujate pihta. Kas on ka sellised nagu veel nagu pikemat ahelat? Noh, ma mõtlen, et kas Car Rental Gateway teeb ka mingisuguste teenuse vahendajate pihta, kelle taga on veel mingi hunnik teenusepakkujaid? Jaa. Et on nagu, et te olete nagu mingis mõttes ka see agregaatorite agregaator. Jah, ja nende agregaatorite ees võib veel agregaatoreid olla, et see jada võib ikka seal päris pikk olla. Ja iga see lüli tahab ju oma osa ka saada. Ja see tähendabki seda, et võib-olla see lõpuks see autorendifirma ise võib-olla ei saagi midagi, eks. Jah, et lõpuks... Selle asja ülesehitamisel nagu siuksed madalama taseme tehnoloogilised küsimused a la, ma ei tea, HTTP 2.0 ja mingid keep-alive'id, kõik siuksed asjad, noh nagu, et mis on madalamal tasemel kui rakendused ise, et erinevad need HTTP serverid ja kõik muud asjad, et kas need on ka teil nagu sellised aktuaalsed klotsid seal, millega opereerida ja tuunida seda asja? Ja kindlasti ja see tuunimine käib iga siis selle API ühendusega eraldi, et just. Kes toetab HTTP 2, aga ei ole enda poole seda konfinud korralikult, ehk siis justkui toetab, aga ei tööta. Kes ei pea keep-alive'ile vastu, kes ei pea mitte keep-alive'ile vastu ja nii edasi, et seal on põhimõtteliselt iga seda API-t tuleb eraldi tuunida ja testida, et mida ta siis võimaldab, kuidas sinna päringuid teha tuleb, kas on pakkimine lubatud või mitte, kas ainult vastus on pakitud või võib ka päringu saata pakitult ja nii edasi. No vot, ja siis on need vibecoderid, kes ütlevad, et SaaS-ide business on nüüd läbi, et ma AI-ga codin nagu ja siis noh, siin me kuuleme neid seda mäge probleemidest, millega peab tegelema, mis on nii nagu detailides kuni siis kõrgele tasemeni välja, eks ole. Et mis tegelikult ongi see äriväärtus nagu sellisel ettevõtted nagu Car Rental Gateway, eks? Ja enne mainisin ka korraks, et üks asi on olla autorendi vahendajatele platvorm, aga teine pool on, et kuidas olla ka autorendi firmadele platvormiks. Ja loomulikult kõik, mis on seotud digitaalse autorendiga, ehk siis phone as a key, autopargi haldus, lepingute haldus, et kõik selline temaatika on meil hästi kuum hetkel. Ja eesmärk ongi, et nendest neid vahelülisid vähemaks saada. Ja olla siis ainukene platvorm, mida sul on vaja. Jah, et kui kõik on teie platvormi peal, siis ei ole ka neid hunnikus päringuid, eks ole vaja. ja on maailm hoopis lihtsam. No nii, aga aitäh, Kaspar, meile selle sektori telgitaguseid avamast. Iga kord, kui nüüd siis meie kuulajad lähevad Skyscannerist autot otsima, siis saate see kuni 8 sekundit. Mõtlevad Kaspari peale. Jah, kuni 8 sekundit saate Kaspari peale mõelda siis, et kui palju päringuid ta selle ajaga pihta saab ja kui palju sealt selle ajaga edasi saadetakse. et see on äärmiselt keeruline valdkond, mis mulle tundub, et lihtsamaks ei lähe ajas, sest kõik need struktuurid ja süsteemid lähevad aina laiemaks. Kui just tõesti ei juhtu see ime, või selline konsolideerumine, et teatud platvormid saavad üha rohkem ja rohkem kliente mõlemalt poolt nii-öelda enda pardale. Et siis saavad asjad lihtsamaks minna.
vot, aga aitäh ka Eerikule, meie jääme taas kuulmiseni uuel nädalal, siis jälle uued põnevad teemad. Loodame, et saame AI teemadest veel mõnda aega puhata. Aitäh kuulamast! Aitäh!